Jürgen Erm, Cybersi küberturbekeskuse juht ja Rita Käit-Vares, Cybersi tegevjuht on nüüd minuga siin intervjuuruumis. Äsja on tulnud ka saalist selline info, et Bashers tegelikult lahendas juba selle stripboardi ülesande ära, nii et palju õnne ja väga hästi tehtud. Aga Rita, no Cybers on Baltikumi ja Põhjamaade juhtiv küberturbe ettevõte, mis pakub siis täielikke küberturbe lahendusi. Kas üldiselt firmade juhid nagu teadvustavad ennast ja enda firma töötajaid neid valitsevatest ohtudest? Ja tere kõigepealt. Cybers tõepoolest on olnud Eesti turul tänaseks üle 10 aasta ja pakume terviklikke küberturbe lahendusi siis nii avalikus kui erasektoris. Kahjuks viimased 10 aastat on näidanud, et ettevõtted tegelevad küberturbe probleemidega tagantjärgi, ehk siis ei tegeleta nendega ennetavalt. Kui Cybers pakub ühena teenustest näiteks küberhäirekeskust, millest Jürgen saab ka lähemalt rääkida, siis, ja lisaks siis ka erinevad pentestimise teenused ala häkkerid ja kõik muu, siis ettevõtted, ütleme nii, et meie missioon selgelt on tänapäeval rõhutada küberturbe teadlikkust terves ühiskonnas, harida ettevõtteid küberturbe alal üleüldiselt, et ettevõtte juhid oleksid paremini valmistunud või võtaksid seda küberturvet kui ühte tähtsat äririski. Jürgen, kui suur siis see vastutus on, mis nendel IT-valdkonnas töötavatel inimestel firmades on, kes neid süsteeme üles ehitavad? Kui suur see vastutus on? Tervist minu poolt ka, et ma alustaks kõigepealt niimoodi, et tegelikult täna on väga oluline mõista, et IT ja infoturve ei ole kaks eri asja. Et täna inimesed, kes vastutavad IT-st, peavad olema seisma hea ka selle eest, et teie IT-süsteemid oleks turvalised, need oleks paigatud, ilusti konfigureeritud, et ei juhtuks neid õnnetuid sündmusi, mida me oleme uudistest lugenud. No Rita, kas te olete sellist süsteemi ka kohanud, kuhu on pea võimatu sisse äkkida? Meie ei ole näinud. Küsimus on ainult ajas ja rahalises motivatsioonis ja tasub meeles pidada, et iga süsteemi taga on tegelikult ju inimesed, ehk siis keegi on selle reaalselt üles ehitanud ja juba algselt, mis iganes süsteem ehitada, siis peaks kindlasti tähelepanu pöörama turvalisusele. No mis summadest me räägime, kui me kasutame siin sõna nagu tume veeb ja kogu see nii-öelda black hat, mis summasid ollakse siis valmis mängu panema, et nii-öelda maksta mustadel häkkeritele, et nad mõne sükse suure olulise süsteemi siis ära häkiksid? Ei saa kahjuks kommenteerida. No hea küll. Ma küsin ühe küsimus veel, Jürgen. Kui firma on nüüd langenud küberkurjategijate rünnaku alla ja neilt nõutakse lunaraha, mida siis selles olukorras nagu ette võtta? Loodan, et ükski ettevõte ei peaks ennast leidma sellist olukorrast, aga kui see peaks juhtuma, siis meie soovitus on siiski, et lunaraha mitte maksta, sest esiteks sa toetad sellega kuritegeliku maailma ja tegelikult seal teisel pool sa ei saa lõpuni olla, kas sa saad seda teenuse pakkujat nii-öelda lõpuni usaldada, et pärast tarbijakaitsesse ei ole võimalik minna. Et pigem seda olukorda on mõistlik ennetada, et tuleb seista hea selle eest, et süsteemid on turvatud, meeskond teab, mida peab tegema ja kõik turvakontrollid oleksid korras. Ja kui ikkagi ettevõtted leiavad ennast sellisest olukorras, siis võtke meiega ühendust ja saame sellest asjast koos läbi. Jürgen Erm, Rita Käit-Vares Cybersist, suur tänu!